Selleks, et siseturvalisuse tagaja tuleks tasemel, on vaja pidevalt õppida ja areneda. Just seda võimalust kannab endast Väike-Maarja päästekolledži juures äsja valminud autodroom. Operatiivautojuhi argipäev on keeruline ja ootamutusteks peab valmis olema. Valminud autodroom on vaid üks osa suuremast projektist. Kui me vaatame seda suurt pilti, siis see tegelikult ongi meie pikk plaan, et me panustame haridusse, me panustame tuleviku ja kompetentside ülesehitamisse. Meie kõige olulisem investeering või investeeringud lähiaastatel Siseministeeriumi valitsemisalas on kõik Sisekaitseakadeemias. Üle 100 miljoni, et me ei ehita endale mingid kontoriruume või midagi toreduslikku, vaid ehitame väga praktilisi asju, mis panustavadki sellesse, et meil on hästi kõrgel tasemel professionaalid. Autodroomi enda projekt on juba ambitsioonikas. Kogu selle väljaehitamine läks maksma 3,5 miljonit eurot. Valminud autodroomi kiitis äjaks ka lausvihmas seda proovinud rallisõitja Ott Tänak. Parem oleks emotsioon loomulikult olnud kuiva ilmaga, aga operatiivsõiduk peab kõigis oludes kiiresti kohale jõudma. Ma ei ole kindel, kas ma kõiki radu jõudsin üldse läbi sõita, et siin ma näen ka mingi veetakistused ja igasugu pinnase vahetused, et oli kiired lõike, isegi ühe trampliini leidsin, seda ma ralliautoga kohe proovisin ja on aeglasemaid ja kiiremaid ja kitsamaid ja laiemaid, et ma usun, et siin võimalusi on kindlasti väga palju. Autodroom on vaid üks osa kompleksist, järge ootab veel aastaid ehitust selle väljaarendamisel. Suur plaan on siia Väike-Maarjas siis ehitada siseturvalisuse valdkonna harjutusõppe ja treeninglinnake, kus on olemas siis väikeelamud, korruselamud, kaubanduskeskused koos erinevate objektidega, mis väljastpoolt paistabki välja nagu tavaline linnak, aga tegemist on siiski siseturvalisuse valdkonna asutustele mõeldud harjutuste läbiviimiseks mõeldud taristuga. Siin on metalli, siin on betooni, siin ei ole mitte midagi eksklusiivset, täpselt seda, mida ühed turvalisuse valdkonna asutused oma väljaõppeks vajavad. Linnaku valmimisel on plaanis hakata seal pakkuma teenust ka teistele riikidele väljaõppe korraldamiseks. Näiteks on juba huvi üles näidanud sakslased. Suurem õppeväljak peaks valmis saama 2028. aasta sügiseks.